oleme jõudnud Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimiseni ja ettekandjaks taas palun abilinnapea Valvo Semilarski. Aitäh, hea esimees. Lugupeetud volikogu liikmed. Panen teie ette ka ühe asendiplaani ehk siis pildi võib-olla. Aga antud eelnõu raames siis, kui head volikogu liikmed mäletavad, siis kunagi olin teie ees küsimas luba osalemaks riigiga ehk siis Maanteeametiga ühishankesse minemaks kõnnitee rajamiseks siis Karoliina bussipeatusest kuni Allekoki logistikakeskuseni välja. Ja tollel hetkel ka selle saime ja olime valmis minema koostöösse ja seda ka tegime, projekt sai valmis koostöös Maanteeametiga ja vahepeal siis tekkis sinna piirkonda siis nii-öelda suur arendus, mis on siis välja toodud linnaosa, ehk siis nimetagem siis linnapiir jookseb siit. See on siis planeeritav roheline tänav. Siia jääb siis Valdorf kooli ligipääs ja siit Maaülikooli juurde minev osa siin tagapool on siis logistikakeskus ja seal kuskil edasi veel Vorbuse tee ots nii-öelda. Ja kogu algatus siis tuli ka ja linnal oli siis plaan koostöös Maanteeametiga rajada kergliiklustee siis siia tee äärde kuni Allekoki logistikakeskuseni ja rahastus siis selliselt, et linna rahastus oleks kuni linnapiirini ja sealt edasi siis rahastaks riik ehk siis Maanteeamet. Ja see oleks tinginud asjaolu, kus nüüd ei näita, aga uutes tingimustes siis, ehk siis see roheline tänav on see Pauna osa ja kui oleks tekkinud siin arendus, siis sisuliselt oleks see sama olemasolev rajatud värskelt kergliiklustee osaliselt üles kaevatud ja ära lõhutud ja nii edasi. Aga täna on saavutatud siis kokkulepe, kus arendaja on valmis panustama omalt poolt eelpool nimetatud rohelise tänava väljaehitusse, lisaks võtab ta kaasa siis kogu kõnnitee osa investeeringu kuni siis kõnnitee ja tee äärekivini, kaasa arvatud siis tänavvalgustus, mis sinna jääb ja haljastus. Ja seda siis kuni linnapiirini ja samamoodi edasi siis kuni Allekoki logistikakeskuseni välja koostöös siis Maanteeametiga. Ehk siis arendaja panus oleks kõikidest töödest 27% ja nii-öelda linnapiirini ulatuv osa, ütleme siis täna spekulatiivne, riigihanget pole välja kuulutatud, kuna ei ole luba, oleks siis orienteeruvalt 150–160 000 eurot, mis on ka eelnõus välja toodud ja siis nii-öelda linnapiirist väljapoole ehk siis koostöös Maanteeametiga on nende panus orienteeruvalt arvestades circa 120 000 eurot, eelnõus vist on see 115 000. Ja lisaks siis panustab Maanteeamet 200–210 000 ja linnal oli see volikogu loa alusel minna sellesse projekti kaasa kõnnitee osas 130 000 eurot, mis ka selle aasta eelarves on planeeritud, aga kui nüüd võtta kogu mahtu, siis tegelikult on see oluline linnavärav Tallinna suunas ja tähendaks see siis teekatendi vertikaallahendust, mis siis tehnilises ülekantud tähenduses tähendab seda, et teekatend võetakse päris sügavalt üles, rajatakse tagasi ja tekib sinna sadeveelahendus ja sadevesi lahendatakse suunaga Emajõkke. Ja kuna täna ka Maanteeamet on võtnud vastu positiivse otsuse ja ta aktsepteerib nii arendajad kui linna koostööpartnerina ehk siis kaasrahastajana, siis oleks planeeritud viia läbi konsolideeritud riigihange, kus oleks siis juhtiv roll ehk siis hanke läbiviija oleks Maanteeamet ja linna osa oleks siis kaasfinantseerida ja samamoodi arendaja poolne kaasfinantseering, ehk siis kogu investeering sellesse lõiku oleks suurusjärk 900 000 kuni 1 000 000 eurot siis erinevate osapoolte poolt nendest summadest vastavalt jaotusele. Ja linna osa selles oleks siis 130 pluss
pluss 370 000 eurot orienteeruvalt, no, täpsed numbrid sõltuvad hankest, linna panus on orienteeruvalt 500 000. Ja me saaksime sellisel kujul korda nii-öelda suure osa nii-öelda linna sissesõitu, samamoodi samaaegselt oleks tark majanduslikult võtta kaasa ka arendaja, tekiks sinna nii-öelda uus arendus ja tegelikult on siis tegemist rohelise linnakuga, kuhu siis on planeeritud, üks hoone on seal täna valmis, ta jaguneb küll linna ja Tähtvere valla vahele, aga tegemist siis planeeritud ettevõtmiste rajamisega, mis siis käsitlevad põllumajandust, keskkonnasäästlikkust, keskkonnateenistust ja planeeritud tegemaks siis palju koostööd Eesti Maaülikooliga ja eskiislahenduse võitja on välja kuulutatud, nii et tegeletakse aktiivselt projekteerimisega, tekib sinna planeeritud 16-korruseline nii-öelda südahoone linna territooriumile ja oleks ta selliseks uhkeks linnaväravaks ja jätkuks sealt edasi Tartu näituste piirkond. Nii et. Ehk siis palume luba osaleda järgmisel aastal rahastusega, mis eelarves on välja toodud ja juhul, kui see luba täna volikogus saadakse, siis tegelikult Maanteeametil on plaanis juba lähiajal kohe minna riigihankesse ja rahastusega nii, et sellel aastal Tartu linn maksab 130 000 ja järgmisel aastal siis selle summa, mis siis täpselt hankes selgub. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Kas on veel mõni küsimus jäänud selgusetuks ja vajaks täpsustamist? Ei, ettekanne põhjalik, aitäh, küsimusi ei ole. Nii, ja kaasettekandjaks on meil siin kokku lepitud Raimond Tamm. Palun. Head volikogu liikmed, linnamajanduskomisjon menetles seda eelnõud elektroonilisel kujul, ehk siis elektroonilisel istungil osales kokku 11 komisjoni liiget. Kuna Toomas Kapp taandas ennast, siis 10 liiget otsustas toetada ja Toomas Kapp ei osalenud hääletusel. Aitäh! Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ka ei ole. Siis lisaks nüüd Raimond Tamme poolt öeldule on ka avaldus olemas, et Toomas Kapp ei osale ka selle päevakorrapunkti arutelul ega otsustamisel vastavalt seadusele. Sõnavõtusoove laekunud ei ole, repliigisoove ei näe, lõppsõnasoovi ei näe. Panen hääletusele, kes on selle eelnõu otsusena vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda nüüd. Poolt 29. Kas on vastuhääli? Ei ole. Otsus vastu võetud.